et auto tee peal nagu natuke kuum on, et proovida olla kõigi tee peal. Meil on täna mitmed valupunktid arutlemisel, räägime siis hinnatõusust. Räägime sellest, et toiduhinnad on karanud lakke 30% tõus väga lühikese ajaga, kuigi meile lubati, et mingit hinnatõusu ei tule. Sama asi on elektri puhul, sama asi on bensiini puhul. Et tekib küsimus, et kas saaks seda äkki kuidagi peatada ja me oleme igati selle eest, et mõeldaks välja viisid, kuidas seda peatada. Praegu ikka tähtis on see, et Eestis oleks stabiilsus, et inimestel oleks normaalne elada siin, et ei peaks kuhugi mujale minema tööle, et hinnad oleks stabiilsed, et näeb, meil on ainuke praegult on kindlus on selles, et elektri hind tõuseb ja praegult kujuneb niimoodi välja, et elektri hinna tõus on kogu selle hinnatõusu mootoriks. Elektri hind on nagu nafta hind, mis mõjutab kõiki hindasid. Kas me peame vaikides leppima hinnatõusuga? Ei! Me ei ole nõus sellega, et hinnad väga kiiresti ja väga kõrgele lippavad. Me tahame, et see jääks seisma, see paganama hinnatõus. Loomulikult oleme me Eesti Vabariigi patrioodid kõik siin. Ja nii lihtne sõnum. Ma ei ole ühegi erakonna liige ja see ei ole üldse tähtis. Lihtsalt see algatus on ülitähtis. Kuigi siin on vähe inimesi, vähemalt 80%, 99% raudselt hinnatõusu vastu, siin ei ole mingit kahtlust. Ja ma leian seda, et meie reliikvia on Eestimaa heaolu ja olemine ja mõnus olemine. Minu poolt suured tänud. Mart Laar, kas teie olete hinnatõusu vastu? Äkki te panete käe külge selle sama märgi, olen hinnatõusu vastu. Te olete solidaarsed. Ei ole midagi. Pange see käe külge. Pange käe külge. Pange käe külge. Pange käe külge. Ilusa inimese külge see. Pange seda märki. Olge hinnatõusu vastu ja tegutsege niimoodi. Selline väike protsent inimesi on neid, kellel oli täna hommikul piisavalt palju mehisust ja kodaniku tunnet tulla siia välja ja lihtsalt oma kohalolekuga avaldada meelt. Me ei ole kõigi nende lollustega nõus ja kuskil kohas sotsiaalne närv lõpptulemusena katkeb ja me ei lepi nende jamadega, mida siin korraldatakse sellel maal, mis on meie maa. See on minu maa, isegi mitte meie maa, see on minu maa, ma olen siin sündinud, see on kodu. Mis asi on Eesti asi? Eesti asi on väga lihtne asi. Eesti asi on see asi miniatuuris. Ja siit võib lõputult metafoore välja arutada kohe, see on ka Eesti asi, mis praegu on. Olgu, see on väga väike asi, aga see on terav asi. Nii, nüüd ei läinud kaamera tööle sulle. On. See on väga hea asi. Minu arust ütles Erik väga hästi ära, mis on Eesti asi. Kasutades meie väga pisikese õhukese kultuuri ühte kuldlauset. Meie reliikvia on vabadus ja Eesti ühte hoidmine. Meid on nii vähe. Me oleme juba võimas riik ja hoiame seda, aga me vist ei saa aru, et me oleme võimas riik. Me oleme ülivõimas riik ja hoiame kokku ja kõik ärme tapa üksteist siin. Lihtsalt rahulikult, lihtsalt oma heaolu pärast. See ongi tähtsam. Ja nii lihtne see ongi. Täpselt nii nagu seisab üks laul koos ühes teatavas kontseptsioonis. Laul ei ole kunagi liiga pikk, aga ta seisab koos. Täpselt sama põhjustel meil võtta ükskõik kust kohast laenus. Ma olen tegevkunstnik, ma töötan materjaliga, töötan maaliga. Ilma kontseptsioonita, lihtsalt õhus rippudes mingisuguse detailiga. See ei ole veel maal, see on ainult fragment. See, mis siin praegu on, ütleme, see on fragment ühest suurest pildist. Ei ole veel aeg küps. Ilmselt ei ole valukeha veel nii pihta saanud, et täna on siin tõesti väga väike karjukene rahvast koos. Lilleküla selts kutsubki rahvast üles, et rohkem õigustes seista ja neid kaitsta. Iga Eesti kodanik on Eesti Energia omanik. Yes! Kui palkasid ikka kuskilt juurde ei tule, siis kuidas on võimalik, et me peame järjest rohkem maksma? Ei hinnad tõusule! 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 Ei hinnad tõusule!
hinnatõusule, ei hinnatõusule, ei hinnatõusule, ei hinnatõusule, ei hinnatõusule, ei hinnatõusule. Hurraa! Hinnad alla. Riim, palun kõik koos nüüd. Iga Eesti kodanik on Eesti Energia omanik. 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 Iga Eesti kodanik on Eesti Energia aktsionär. Tulemus on see, et sadakond inimest oli kohal ja mul on hea meel, et me saame rääkida valupunktidest. Ma loodan, et sellest on tunda varsti ka vastukaja, et mingil määral mingid asjad hakkavad liikuma ja kui ei hakka, siis tuleme uuesti ja suurema hulgaga ja räägime kõvemini. Mida Eesti inimene ise peaks tegema? Eesti inimene peaks olema julge ja välja ütlema, kui talle midagi ei meeldi, sest et kui kodus istuda ja kiruda telekast vaadates uudiseid, siis ei juhtu mitte midagi elus. Ja kuidas seda teha siis? Tuleb koguneda tänavale ja teha kõva häält. Ja kui on rohkem võimalusi, siis trügida sinna aparaadile lähemale ja paluda, et inimesed siiski võtaksid mõistuse pähe ja hakkaksid tegema muudatusi meie tänapäeva ühiskonnaelus, kus on väga paljud asjad valesti. Me elame sama mudeli järgi, mis oli siis, kui meil riik oli äärmiselt edukas, aga tegelikult me ei ole rikas riik ja mul on tunne, et tahetakse öelda uhkelt, et me oleme rikas riik, tegelikult me ei ole seda. Me peaks raha mitte välja saatma, vaid jagama oma rahva vahel ära. Siin on palju loosungid täna, mille eest me täna siin seisame. Toidukaubad taskukohaseks, hinnad alla, elektri hind alla, pole luksuskaup, inimväärsed pensionid seenioritele, peatame rahva raha jagamise. No. Peatame! Õige! Üldiselt ikkagi on valitseb rahva seast täna pettumus, sellepärast et lubati, et ei tule hinnatõusu ja siiski see tuli. Öeldakse, et täna on majanduskriisist välja, aga tegelikult ei ole. Me saame Euroopas üht väikseimat tasu, aga maksame toidukaupade eest sama palju nagu kõrgelt tasustatud riikide kodanikud. Head inimesed, mul on väga hea meel olla täna siin noorte esindaja. Ma näen siin meeleavaldusel palju noori, see tähendab, et hinnatõus siin riigis puudutab noori. Noored, näidake ennast ja tehkem häält! Meie peaminister Andrus Ansip ütles aastad tagasi, et elektri hind on lauslollus. Mis on tänaseks juhtunud? Monopoolses seisundis olev riigiettevõte on esitanud juba 3 taotlust hinnatõusuks. Mis on neist sõnadest saanud? Me oleme täna olukorras, kus keskmine palk on pigem langenud ja sundkulutuste osakaal rahakotist on tõusnud. Igasugune hinnatõus, igasugune universaalteenuste hinnatõus on surmahoop meie kodanike rahakotile. Elektri hinnatõusuga täna leppides avastame homme, et pagar on tõstnud leiva hinda ja muude kaupade jaoks enam raha ei jätku. Elektri hind on nagu nafta hind, mis mõjutab kõiki hindasid. Kas me peame vaikides leppima hinnatõusuga? Ei! Just seetõttu me oleme täna siia kogunenud, et öelda ei elektri hinnatõusule. Ei! Kui kaua veel kestab selline omavali siin riigis? Me ütleme ei neile, kes sellist poliitikat ajavad. Ei! Lubage mul tsiteerida eksperte. Maris Lauri on öelnud, et hindade tõus nõuab poliitika muutmist. Seda ta on öelnud sel aastal. Toiduainete hinnad maailmas püstitavad uusi rekordeid ja nafta hinna järjekindel tõus on reaalsus. Seda on öelnud Swedbanki makroanalüütik.
Ülemaailmsete hindade tõusu on võimalik pidurdada üksnes arenenud riikides, eelkõige poliitika muutmisega. Me oleme jõudnud olukorda, kus valitsus ei ole teinud midagi, et neid peatada. Aeg on välja käia reaalne tegevuskava. Me nõuame seda. Ja me oleme täna riigis, kus Eestis oli suvel toiduainete hinnatõus OECD riikides võrdluses kiireid. Eestis kallines toit eelmise aastaga võrreldes 10,8%. See on lubamatu. Tõde on see, et täna teeb palju haiget olukord, kus me oleme Euroopa Liidus, aga siiski on hinnavahed väga suured, on tasuvahed väga suured, pensionid erinevad. Õpetajate palk on näiteks Soomes 3500 eurot, samas kui see on Eestis kordi väiksem, miinimumpalk on 608 eurot. Et siin on see vahe ligi 5,7 kordne. Aitäh! Ühtlasi on ka pensionite vahed väga suured. Võrreldes Kreekaga, keda me abistame suure käega, suure innuga, on pensionid Eestis on Eestis 300 eurot miinimum, samas kui Kreekas on see 6 korda kõrgem pension. Et seal on ka pensionid ja õpetajate palgad paremad, seal nad lähevad varem pensionile ja üldse on neil riigikord hoopis teissugune kui meil, et tekib küsimus, kas on õiglane, et me tõmbame endal püksirihma pingule, samas kui tegelikult võib-olla hoopiski meid peaks keegi aitama või peaksime ise ennast aitama. Kreeka ümber sündiv, sellest on saanud juba teatav rutiin, kõik on sellega harjunud, et see protsess on nagu alanud ja see oleks nagu pöördumatu ja vääramatu. Suurem osa asju üldiselt meie ühiskonnas lähebki niisugust teed pidi, et kui see on midagi välja kuulutatud, siis on see pöördumatu. Kui palju meid täna siin hinnanguliselt on? Ma kujutan ette, see on kuskil 0,0,0,0 ja veel mingisugune abstraktne number Eesti rahvast. Aga ma usun seda, et kui oleks vaja käendada laen inimesel, kes elab oma elu ebaadekvaatselt, ületades kõiki tasakaalustunud elu normisi ja nüüd oleks vaja käendada temale eluaseme laenu või mida iganes ükskõik millist metafoori esile tuues. Ma kujutan ette, et siis oleks see sama protsent inimesi, kes täna on siin tulnud meelt avaldama nende valupunktide suhtes, mis meie ühiskonnas on tänase päeva seisuga esile tõusnud, neid on nii meeletu hulkra ja mille vastutus tegelikult lasub alati kala peal ehk valitsusel. Kujutage nüüd seda suhtarvu ette, kui palju käendaks laenu ühele, just öelda, hirmsa jooma tsükli äsja lõpetanud isikule, kes kuidagi viisi vaikselt pobiseb, et ma nüüd lõpetan selle tsükli, aga mul on veel paha olla, et saaks peaparanduseks natukene raha. Kui palju on siin inimesi? Andke käega märku, kes toetaks sellist kuvandit. On keegi, kes on nii empaatiline, kes võtaks oma auga ja korrektselt välja teenitud rahast summa, et toetada kedagi, kes elab üle mõistuse, üle selle keskmise, selle hüpoteetilise keskmise, millele me kõik orienteerume siin elus. Tuleb välja, et kedagi ei ole siin. Aga kurb on see, et selline väike protsent inimesi on neid, kellel oli täna hommikul piisavalt palju mehisust ja kodaniku tunnet tulla siia välja ja lihtsalt oma kohalolekuga avaldada meelt. Me ei ole kõigi nende lollustega nõus ja kuskil kohas sotsiaalne närv lõpptulemusena katkeb ja me ei lepi nende jamadega, mida siin korraldatakse sellel maal, mis on meie maa. See on minu maa, isegi mitte meie maa, see on minu maa, ma olen siin sündinud, see on mu kodu. Ja täpselt samamoodi võib lisada toetuseks nendele venekeelsetele inimestele, kes on siia tulnud, kes selle nõus. Это моя родина. Я здесь родился, и я несу ответственность гражданина.
nüüd ma annaksin sõna Lilleküla seltsi esindajale Olav Kivirand. Palun. Tere päevast. Lilleküla selts algatas oma tegevust seoses sellega, et oli näha, et on lihtsalt vaja uurida, mis toimub Eesti Energias. Kodanikualgatuse vormis me moodustasime Lilleküla seltsi ja oleme haaranud sinna päris hulga inimesi, meid on üle 100 praegult. Aga see pole praegu tähtis. Lugupeetud rahvas, oleme kogunenud siia, et seista vastu pideva tõusvale ebavõrdsusele ja sealt tekkivale ebastabiilsusele tuleviku suhtes. Lilleküla seis on seisnud ja seisab ka tulevikus vastu põhjendamatule elektrihinna tõusule, põhjendamatutele investeeringutele, mis on seotud suure riskiga ja põhjendamatutele välislaenudele. Miks me peame siis siin täna kogunema? Sellepärast, et ebakindlus on meie tulevik ja seda me kardame kõige rohkem. Kellele kuulub Eesti riik? Eesti riik kuulub Eesti rahvale. Kuulub Eesti rahvale või? Aga meie valitsus ja parlament on kutsutud ainult selleks eelkõige, et hoolitseda oma rahva eest, luua neile inimväärne, harmoonne, elamiskõlblik keskkond siin Eestis. Valitsus ja parlament peavad olema suunatud näoga rahva poole ja hoolitsema ja kaitsma Eesti rahva huve eelkõige. Hetkel saame ainult ühes asjas olla kindlad, et elektrihinnad tõusevad jätkuvalt, tühjendades Eesti kodaniku taskuid, asotsialiseerides rahvast, halvendades konkurentsivõimet. Oli vaid mõni aeg tagasi, kui Eesti Energia kutsus üles ehitama elektriküttel maju ja elamuid. Mida Eesti Energia nüüd ütleb? Elektri hind tõuseb jätkuvalt, ei tea kui palju. See on põhjendamatu, sest elektri tootmise kulud ei tõuse. Põlevkivi on meie enda oma. 1 kilovatt-tunni oma hind on 2 kuni 3 eurosenti. Ma mõtlen seda Narva elektrijaamas. Ülekandekulud moodustavad sellest, tootmiskulust moodustavad 10%, arvestage ise, kui palju te maksate tegelikult Eleringile. Vaadake oma elektriarveid. See on lubamatu. Lisas kõik taastuvenergia kulud, aktsiis ja nii edasi. Me mäletame väga hästi, mida meie peaminister lubas enne valimisi. Elektrina tõus on lauslollus. Vestedes akadeemik Endel Lippmaaga väitis tema meile, Lilleküla seltsile, et sellise ettevõtte nagu Eesti Energia kasu ei saa olla kõrgem kui 7–8%. Elektri hind peab langema ja pole mõtet inimestele puru silma ajada, et 2013 aastal avame elektrituru. Kallis rahvas, elame 2013 aastani ja vaatame siis, kus me oleme ja kellega me ühineme, mida me teeme. Mina lisaksin Lilleküla seltsi poolt veel sellised sõnad, et miks me viimasel ajal ei kuule midagi selle kohta, mis toimub Ungaris. Et mida sealne peaminister teeb ja seisab oma rahva õiguste eest. Näiteks nagu Frank Emmertki on öelnud kunagi, et baltlased üldse liiga vähe seisavad oma õiguste eest. Ja Lilleküla selts kutsubki rahvast üles, et rohkem oma õiguste eest seista ja neid kaitsta. Et kui meid suhkrukogustega kunagi Euroopa Komisjon kaebas kohtusse, siis me küsime, miks Euroopa Komisjon ei kaeba kohtusse praegu Ungarit. Et see on ju selge, et nad ei saagi Ungarit kohtusse kaevata, sest nad on kõiki seda Euroopa Liidu õigust hakanud rakendama täies ulatuses, mida meie valitsus ei tee. Meil rakendatakse ainult direktiive ja määruse
järeldusid, aga need soovitused, mis on antud ka, ütleme, soovitustele sellistele liikmesriikidele, kellel on monopoolne elektritootja, siis seda, et sotsiaalkomitee on teinud ka sellise arvamuse, et võiks see elektrihind olla sellises liikmesriigis taskukohane, siis sellest vaadatakse mööda. Lilleküla selts seisabki selle eest, et Euroopa Liidu õigust kohaldatakse täies ulatuses, aga mitte suvaõiguse alusel. Ja iga isik on õigus seda ka nõuda vastavalt Euroopa Liidu kõikidele nendele õigusaktidele, mis on siis seal parlamendi poolt heaks kiidetud. Ja lõpetuseks tahan öelda ka veel seda, et iga Eesti kodanik on aktsiaselts Eesti Energia omanik. Me ei saa tulla sellisele järeldusele, et see ettevõte oleks nüüd hoopis kellegi teise omanik. Ja nüüd me kordame koos. Kordame koos! Iga Eesti kodanik on aktsiaselts Eesti Energia omanik. Kordame! Kordame nüüd koos, palun kõik korraga. Iga Eesti kodanik on Eesti Energia omanik. 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 Yes! Eesti inimene peab kõigepealt avama oma meeled ja aru saama, et elu ei ole kaos, vaid seisab koos teatavates kontseptsioonides ja hakkab peale väga lihtsast asjast. Me kõik oleme kodanikud, me kõik teame seda, et meil on sellega teatavad õigused. Meil on olemas ka kohustus, meil on kohustus avaldada meelt avalikus ruumis, mitte ainult kitsamas ringis kuskil meestel õllekruusi taga ja naistel kuskil jututubades, vaid tulla välja ja seda deklareerida. Nii lihtne see ongi. Kas sellest ei piisa, et autoga sõitmise asemel me hakkame sõitma jalgrattaga ja ütleme... See läheb nüüd üpriski, eks ju, no selles mõttes see ei lähe nüüd mööda neid radasi pidi, eks ju. Kuskil kohast ääretud spetsiifilised käsitelu, ma saan aru, kus poole nüüd osutid pööravad, eks ju. Võtame ikka läbilõike. Võtame läbilõike, millised on elustandardid ja millised on antud aja hetkel ja sellel sajandil ja praegu tegelikult normaalsed normaalne elukvaliteet. Auto ei ole ammu luksusasi, auto on tarbeasi. Me võime minna niimoodi, see on kõrvalteele minek, eks. Loomulikult ei ole mulle võõras hipikultuur ja ma elan ise ääretult minimalistlikult. See ei tähenda seda, et ma peaksin seda soovitama kogu rahvale. See ei olegi siin Põhjala kultuuris üldse võimalik, see on nonsense. Elustandard sellisel kujul, nagu ta on, me nägime seda elustandardi kujunemist kõige selle 20 aasta jooksul. See, mis praegu toimub, on totaalne tagasiminek, aga vastutus nende ebapopulaarsete otsuste eest lasub just nende ruumide taga, kus tuli välja ainult täna üks minister, head tuntud ja armastatud rahvamees, temal oli julgust. Mart Laar tuli välja ja ei ignoreerinud seda, vaid oli päris osava diplomaadina kuidagi niimoodi tasandas seda. Rohkem me ei näe mitte kedagi, kellelgi neil ei ole aega siit välja tulla, isegi esindajad saavad. Aitäh, mul on rääk. Majandusministrina. Liigi ei tee kunagi liiga. Jätab teile. Kõik head teile. Silt jäeti meile. Ainult üheks hetkeks soostus minister selle oma kätte võtma. Ma ei tea, kas nüüd läheb käsi pesema. Ei julge kardagi. Ei tahtnud särki saada. Ei tahtnud särki saada. Meil on tähendab selline küsimus, et küsisin Partsi käest, et kas Konkurentsiamet on Euroopa Liidu institutsioon või ei ole, siis ta ütles, et mis pahatahtlik küsimus see selline on. Ma ütlesin, et kui te sellisest küljest seda küsite, siis ma küsiks, et kas siis õigusabi ei ole ka, õigusabi küsimine on siis ka juba mingi pahatahtlik, et kui tema on rahvateener, siis võiks ikkagi anda ikkagi õigusabi kõikidele Eesti kodanikele ja siis vastata ka sellele küsimusele, aga mitte põigata sellest
küsimusest niiviisi kõrvale. Ja teine asi on see, mis ta küsite, mis on Eesti asi. Praegu ikka tähtis on see, et Eestis oleks stabiilsus. Et inimestel oleks normaalne elada siin, et ei peaks kuhugi mujale minema tööle. Et hinnad oleks stabiilsed, et näeb, meil on ainuke praegu kindlus on selles, et elektri hind tõuseb ja praegu kujuneb niimoodi välja, et elektri hinna tõus on kogu selle hinnatõusu mootoriks. Kas me ei saa hakata ise kodus voolu tegema ja... Saame küll, jaa, aga see on väga keerukaks. Ma usun, et üks küsimus on see, eks ole, et kelle oma siis on Eesti Energia? Kas ta on siis Juhan Partsi oma või? Et miks ta sellest särgist keeldus võtmast vastu, et iga kodanik on Eesti Energia omanik? Et kas meil on nüüd omandiõigus juba ümber kujundatud kuskil? Iga Eesti kodanik on Eesti Energia omanik. Iga Eesti kodanik on Eesti Energia omanik. Tundub, et meiega ollakse nõus. Kasutad nami согласились. Мы против роста цен. Надеемся, что с этого что-то изменится. Niisiis, võtan lühidalt kokku tänase hinnatõusu tiketi. Kui Euroopa Liidu keskmine aastane hinnatõus oli 3,4%, siis Eestis oli 10,4%. Euroopas on riike, kus elanik kulutab toidule 11-12% väljaminekutest. Meil läheb selleks pea kogu sissetulek. Ning see annab tunda. Ostetava toidu koguste vähendati aastas 38%, samas paljud Eesti inimesed ei saa endale palju asju enam lubada. Ma arvan, et me kõik oleme seda meelt, et Eestis tuleks hinnatõus peatada ja veel parem oleks, kui hinnad lööks ka mingil määral alla, sest et kui palkasid ikka kuskilt juurde ei tule, siis kuidas on võimalik, et me peame järjest rohkem maksma. Aitäh teile hea elu nimel, aitäh teile, et täna siia tulite. Aplodeerime kõik üksteisele. Спасибо всем, что пришли. Ja nüüd lõpuks trummar ka esineb meile Brasiiliast, François. Juttu kõiges. Ma need kõrva taha, et tiim on väga hea. Aitäh. Teinekord midagi on, kutsuge meid ka. Me julgeme oma seisukohti välja ütelda. Väga hea.